Donald Trump pidas võimalikuks vabariikliku partei täielikku läbikukkumist kongressi vahevalimistel, kuid väitis, et selles pole süüdi tema, vaid mõned teised vabariiklastest poliitikud. Donald Trump tunnistas sisuliselt, et vabariiklasi ootavad novembri vahevalimistel tõsised probleemid. Aga ta pani selles süü omaenda parteile kongressis ja väitis, et ameeriklased armastavad Donald Trumpi, kuid ei armasta tema parteid. Ja samal päeval kirjutavad Ameerika meediaväljaanded, et Trump on jäänud sõjas Iraaniga lõksu ilma nähtava väljapääsuta. Ja Valgemaja allikate andmetel administratsiooni ametnikud lepivad üha enam sellega, et konflikt tõenäoliselt jätkub ühel või teisel kujul kuni valimisteni välja. Ja juba on selge, et see on sõda. Sõda Iraani vastu kindlasti ei lase vabariiklastel võita. Seetõttu ette rutates püüab Donald Trump süüdlaseks teha kedagi teist, aga kindlasti mitte ennast. Ja ta väidab, et kui partei kaotab, siis ainult sellepärast, et partei nimekirjas ei ole Donald Trumpi. Ta ütleb, et kui mina oleksin seal nimekirjas, siis 100% võtaksime kogu kongressi. Nii senati kui ka esindajate koja. Üldse kõik kohad võtaksime. Aga nüüd, ütleb ta, on kõik teised süüdi. Nii vabariiklased kui ka kongressi liikmed ja senaatorid, kes lihtsalt ei kuuletu isiklikult temale. Ja versioonid, et süüdi on näiteks sõda Iraani vastu, inflatsioon või bensiinhinnad, need ta kõik lükkab tagasi. Ta ütleb, ei, ameeriklased armastavad Trumpi. Aga siin on veel palju varjatud ohte. Uurime neid koos. Minu nimi on Aleksei Betši. Ja enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. See on väga oluline. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, tänases intervjuus vastates küsimusele valijate rahulolematusest vabariikliku parteiga enne vahevalimisi kongressi, ütles Trump, neid ei vihasta mina, vaid nad on vihased vabariiklaste peale, kui olla teiega aus. Võtme küsimus, nagu Trump ise ütles, on järgmine. Kas need vihased valijad üldse tulevad hääletama? Kui teda ennast, see tähendab Donald Trumpi nime, valimissedelitel ei ole. Järgneb veel üks tema tsitaat. Küsimus on selles, kas nad lähevad hääletama. Sest paljud neist on väga vihased vabariiklaste peale, mitte minu peale. See on ainus asi, mida ma teile öelda ei saa. Ma palun neil tulla. See tähendab, et Donald Trump on kindel, et teda isiklikult armastatakse, hoolimata inflatsioonist, bensiinihindadest ja sõjast Iraani vastu. Aga vabariiklased kaotavad valimised, sest inimestele nad ei meeldi. Aga kui Donald Trump oleks partei nimekirjas, siis võidaks partei ülekaaluka tulemusega. On ka märkimisväärne, et isegi Donald Trumpi endine peamine sotsioloog märgib vabariiklaste selget läbikukkumist. Fabrizio Vordi ettevõtte memorandumi andmetel, mis kuulub Donald Trumpi endise valimiskampaania sotsioloogi Tony Fabriziole. Demokraadid võivad 2026 aasta vahevalimistel omada 7-punktilist edu. Samal ajal arvab 54% vastanutest, et Trump ületas oma volitusi. Ja see toetuse erosiooni tunne on märgatav, isegi tema kõige tõenäolisemate toetajate seas. Osa maga liikumisest on lausa öelnud, et Donald Trump reetis neid, pettis, ja nad valmistavad ette omaenda poliitilist projekti. Kordan veel kord, need ei ole mingid CNN-i või New York Timesi andmed. Ei, need on Tony Fabrizio andmed. See on Donald Trumpi valimiskampaania isiklik sotsioloog. Samas intervjuus mainis Trump ka parteisiseseid pingeid, mis muudavad olukorra enne valimisi veelgi keerulisemaks. Trump tunnistas erimeelsusi senati enamuse juhi John Thuniga, nimetades suhteid temaga ebaõnnestunuks. Ta märkis ka, et tal ei ole piisavalt hääli, et viia senatis läbi niinimetatud Ameerika päästmise seadust või tühistada valimiste protseduuri. Trump kutsus maga toetajaid suunama oma viha just partei juhi vastu. Ta ütles, ärge vihastage minu peale, vihastame kõik koos John Thuni peale. Sest, ütleb ta, just tema takistab valimisreformi seaduseelnõu läbisurumist. Kuigi, tuletan meelde, senat on selle juba tagasi lükanud. Ja Trump ütleb, et selles on süüdi John Thune. Kõik nooled peaksid tema pihta lendama.
ja lõhe Trumpi ja Tooney vahel süvenes pärast seda, kui Trump toetas kolleegi senaator John Cornynit mais toimunud eelvalimistel. Samal ajal rääkis Trump samas intervjuus esindajatekoja spiikrist Mike Johnsonist palju soojemalt. Ta ütles, et see on hea mees. Eraldi kinnitas Trump, et kavatseb kasutada vahevalimistel oma superkomiteed, MAGA Incorporation, millel on $400 miljoni suurune sõjakassa. Ja Vabariikliku partei sees on juba kogunenud mured selle fondi pärast. Komitee kogub miljoneid, kuid pole veel hakanud seda raha partei kandidaatide toetamiseks kulutama. Trump teatas, et kontrollib seda komiteed isiklikult ja võib suunata selle vahendeid ükskõik millisteks vajadusteks oma äranägemise järgi. Üldiselt otsustab Trump ise, kelle valimiskampaaniasse panustada ja kelle omasse mitte panustada. Aga valijate rahulolematus ei pruugi väheneda, vaid võib hoopis kasvada kuni valimispäevani välja. Sõda Iraaniga muutub Trumpi jaoks üha kitsamaks lõksuks, millest president püüab väljapääsu leida, kuid ei suuda. Trump on kahe halva valiku vahel. Esimene on aktsepteerida kujunevat ajutist kokkulepet Iraani ja Omaani vahel, mis annaks Teheranile täieliku kontrolli Hormuzi väina üle, mida tal enne seda kunagi ei olnud. Analüütikud nimetavad seda suurimaks järeleandmiseks Iraanile USA poolt kogu selle sõja jooksul. Teine tee on uus õhurünnakute laine, mis võib kujutada endast tõsist poliitilist riski Trumpile enne otsustavaid novembrikuu kongressi valimisi. Seejuures andmata mingit edu garantiid, sest varasemad pommitamised ei pannud Teherani põlvili. Mitu korda on ta neid pommitamisi juba taas alustanud. Need ei too USA-le midagi head. Ja nagu kirjutab Reuters, lepivad Trumpi administratsiooni ametnikud üha enam mõttega, et konflikt jätkub tõenäoliselt ühel või teisel kujul. Ja see jätkub tõenäoliselt ka vahevalimiste ajal, ehk võib venida aasta lõpuni. Ja mõnes osariigis, tuletan meelde, algab eelhääletamine juba septembris. See tähendab, et valijad teevad oma valiku sõna otseses mõttes pooleli oleva ebapopulaarse sõja ajal Iraaniga. See tekitab täiendava poliitilise riski Donald Trumpi jaoks, kes kandideeris teiseks ametiajaks üldsegi lubadustega vältida välismaiseid sekkumisi ja keskenduda ameeriklaste majanduslikele muredele. Ameerika enne kõike, te ju mäletate. Reutersi vestluskaaslane Trumpi administratsioonist rõhutas, et Donald Trumpi otsuseid Iraani suhtes ei määra muutlikud avaliku arvamuse küsitlused. Talle on neist ükskõik. Ta järgib oma teed. Kuigi Donald Trump väidab regulaarselt. Trump on saavutanud paljud oma esialgsed eesmärgid sõjas. USA ei ole saavutanud mingit tulemust. Tuumaprogramm on endiselt olemas, režiimi juhtkonna kõrvaldamist ei ole toimunud. Iraani kapituleerumist ei ole toimunud. Raketiprogramm ja drooniprogramm on endiselt olemas. Peaaegu kõik Iraani proksijõud on siiani alles. Mida Trump tegi? Ta ainult tugevdas Iraani positsioone piirkonnas. Tegelikult, Iraan saab selle suveräänsuse Hormuzi väina üle, mida tal enne selle sõja algust polnud. Mida said USA? Praegu pole nad saanud midagi peale selle sõja kulude. Ja siin endine Lähis-Ida läbirääkija nii demokraatlike kui ka vabariiklaste administratsioonides Aaron David Miller sõnastas dilemma olemuse nii. See on halbade valikute menüü. Kuid Trump on võib-olla jõudnud arusaamisele, et ta ei saa lubada sellel sõjal lõputult jätkuda. Midagi peab muutuma. Ja see võib olla uue Iraani reaalsuse tunnistamine väinas. Ja nüüd küsimus. Kas Iraan võib teadlikult aega venitada, et jõuda USA valimisteni? Loogika on järgmine. Mida kauem Iraan viivitab Hormuzi väina puudutava lõpliku kokkuleppe allkirjastamisega, seda lähemale novembrikuiste valimiste ajale nihkub hetk, mil Trump peab otsuse tegema. Ja mõlemad otsuse variandid, kas võtta vastu USA jaoks alandav väina kontrolli loovutamine Teheranile või alustada uut eskalatsiooni vahetult enne hääletamist. Poliitiliselt ei ole need Trumpile kasulikud. See tähendab, et mida kauem kestab ebakindlus, seda suurem on surve Donald Trumpile. Teha otsus, mis iganes ta ka ei valiks. Kasutatakse seda tema partei vastu valimiskampaanias.
See tähendab, et Iraani poolel tekib otsene stiimul mitte kiirustada millegi lõpliku allkirjastamisega. Teades, et valimiskalendri tegur töötab Ameerika presidendi mitte Teherani vastu. Ja nüüd. Nõunikud väidavad, et juba eskalatsiooni esimestel päevadel hoiatasid Trumpi vanemnõunikud teda eraviisiliselt, et konflikti arengut on raske ohjeldada. Ja see toob endaga poliitilisi riske vabariiklastele novembrivalimistel. See hoiatus kõlas pool aastat tagasi ja värske Reutersi analüüsi põhjal. See pole oma aktuaalsust kaotanud, vaid on muutunud veelgi reaalsemaks. Kuid Trump ei süüdista partei ebaõnnestumises ennast, vaid üksikuid partei liikmeid ning on kindel, et tema isiklikult teeb kõike õigesti ja vabariiklased kaotavad valimised, sest nad ise on selles süüdi. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.